Küsime siis, miks keha ei lähe ise korda, isegi siis, kui sa venitad ja treenid, teed sporti, tegeled enese arenguga. Miks tuleb kuskil kohas selge piirang, millest enam üle ei saa või on väga-väga raske minna? Minu lähtekoht on see, et kehasse on salvestunud mälu, mis hoiab ise paranemist tagasi. Ja meie meel võib sellele kaasa aidata. Natuke osteopaatiast. Osteopaatia on siis meditsiin. Meil on 3 põhiprintsiipi ja täna ma ütlen ühe välja. Meil on printsiip, mis ütleb, et keha on ise tervenev ja ise reguleeriv mehhanism. Ehk siis, kui kõik kehas on õigesti, siis tal ei ole mitte mingit probleemi ise terveneda, ise korda saada. Kui ta ei saa ise korda, siis on miski, mis hoiab seda tagasi. Olgu selleks füüsiline trauma, mis ei ole ära tasakaalustatud, nii et keha seda saaks hakata parandama ja teisi keha osasid sellele korrigeerima, või olgu see vaimne trauma. Need mõlemad mõjuvad väga tugevalt meie kehalisele tervisele. Teatud juhtudel me ise ei suuda seda märgata, mis meid tagasi hoiab. Meil on need asjad, näiteks mul oli opp juhtunud, ma ei pannud seda kokku, mis mind tegelikult tagasi hoiab, et ma ei saa sporti teha nii nagu võiks, ma ei saa venitada, ma ei veni ja miks mul need valud on, kuigi ma teen kõike. Mina ise seda ei saanud märgata, ma märkasin seda alles hiljem, siis kui tuli inimene, kes oskas seda kõrvalt mulle öelda. Selleks oli osteopaat. Praeguseks ma soovin ka öelda, et kui teil on siuke kogemus, kui te üldse samastute sama kogemusega, te võite kommentaaridesse kirjutada, mis on teie kogemused, siis vaadake, mida teised inimesed oskavad teile öelda. Võimalusel kasutage selle jaoks professionaali. Olgu see keegi terapeut, osteopaat, kõropraktik, füsioterapeut, ükskõik kes. Mina lihtsalt soovitan osteopaati, sest ta on selle jaoks kõige paremini loodud. Kõrvaline isik saab sulle öelda, kus kohas sa tegelikult kinni oled. Meie üldjuhul me kaotame ennast ära. Keha kõneleb ja keha räägib. Tal on rüht, sul on näoilme, sul on see, kuidas sa ennast väljendad. See kõik näitab midagi. Me ise ei pane seda tähele, aga see on väga hästi märgatav. Ja see räägib tegelikult sellest, mis toimub seespool. Ütleme lihtsalt, seal on 2 võimalust. Mida meie meel räägib ja mida räägib meie keha sisestruktuurid, anatoomiline, funktsioneeriv kogu pakett. Ja see võõras oskab näha, mis selle juures võib olla ebareeglipärane. Mis võib kinni hoida trauma kogemust füüsiliselt, nii et me ei parane. Esiteks on meil närvisüsteem, mis võtab infot nii seest kui väljast, kodeerib seda, saadab kesknärvisüsteemi ja kesknärvisüsteem saadab tagasi meie kehasse, mida me nüüd tegema peaks pikka ajalise psühholoogilise surve all olles. Sa näed, kuidas inimene muutub. Kas või juba rühi järgi. Sa saad aru, kus kohas ta endaga on. Kui ta on longus, miski ei tee talle rõõmu. Kui ta on sirge, sa näed, et ta keha elab, ta on rõõmus, miski toimib tema elus. Aga on üks asi veel, mis võib kinni hoida traumakogemust. Närvisüsteem on rohkem meeleline, ta lihtsalt jagab informatsiooni. Aga on struktuur nimega fastia. Fastia on sidekoed taoline ämblikuvõrk kehas. Ta ei ole sidekude. Sidekude seob kehal 2 erinevat struktuuri või enamat ühendab. Aga fastia on nagu ämblikuvõrk üle terve keha.
Seda on nüüd hakatud viimastel aastakümnetel avastama, mis on selle tähtsus. Osteopaatia isa Andrew Taylor Still arvas seda juba 150 aastat tagasi, et sellel on mingi teatud väga suur anatoomiline tähtsus. Ta isegi lihtsustas selle lõpuks selleni, et ta ütles, et jätame kõik hästi lihtsaks, ütleme, hing elab fastsias. Mis ta selle all mõtles? Fastia on struktuur, mida sa võid näha lihaskirme peal. Lihase peal, lihas on niisugune punakas ja selle peal on valge struktuur, see on fastia. Ta ei ole seal lihase peal, seal on ta kõige tihedamalt. Fastia ise katab igat organit kehas, igat struktuuri, kuni igat rakku selle ümber. Iga rakk kehas on kaetud fastiaga ja ühendub selle kõik suureks organiks, kuni suureks kehaks. Algselt ei leitud sellel struktuuril mingit tähtsust, anatoomid võtsid selle kehast välja, et uurida päriselt organeid. Tänapäeval on see juba vastupidi, kus anatoomid tegelikult tahaksid uurida, mis on fastia. Kuhu ma nüüd sellega jõuda tahan, on see, et on avastatud, et see sidekoe moodi struktuur, mis meid ühildub nagu ämblikuvõrk, sellel on midagi veidrat. Tal on oma suhtlusvõrgustik, kuna ta on nagu suur ämblikuvõrk ja tal on teatud oma närvisüsteem, mis töötab isegi kiiremini kui meie kesk- ja perifeerne närvisüsteem, siis ta jagab infot üle keha enda vahel. Tal on väga selge tervendamissüsteem, mis aitab ennast tervendada ja seeläbi ta aitab meie struktuuri jälle parandada ja organeid. Aga võib-olla kõige tähtsam on see, et ta talletab kogemusi. See struktuur, fastia, talletab kõik kogemused, mis inimene elu jooksul on saanud. Närvisüsteem on nagu masin, mis võtab infot ja saadab infot. Ta nagu töötleb kõike läbi, et kuidas me käituma peaks. Fastia on miski, mis salvestab selle. Ja ta salvestab mõlemat tüüpi kogemust, nii kehalist, kus me oleme saanud kehalised arooma, kui ka vaimse. Ja tõmbab ennast kinni. Ta võib pingestuda, ta võib valusaks muutuda. Võib-olla temaga ei juhtu midagi, aga ta hakkab mõjutama teist kohta kehas. Tulen enda loo juurde tagasi, et natuke seletada. Mis minul oli? Minul oli trauma, et keegi lööb mulle noaga õhtu ja et mul on valus. Ja lisaks mul oli päriselt siis see juhtum, kus mul tuli see nuga, aga see oli ka operatsioon, mis jättis väiksed haavandid kõhu peale. Need ei ole suured, tänapäeval tehakse juba väikseid, aga sellest piisab. Miks? Fastia, kui see ämblikuvõrk, tõmbub kokku. Kui sa ta lahti lõikad ja kokku õmbled, siis kujuta ette, et sa tõmbad ämblikuvõrgu ühest otsast. Kogu see ämblikuvõrk jookseb kaasa sellesse pinge kohta, kus tekkis stress, kus sa seda pöörasid, tõmbasid. Kõik tõmbab sinna poole. Seal kohas on probleem. Aga ta võib-olla ei valuta üldsegi sellest kohast, ta hakkab valutama kuskilt mujalt. Ämblikuvõrgus tekib pinge nendesse kiududesse, mis peavad kaasa jooksma sinna kohta, kus on surve tekitatud. Ja kehas ta töötab samamoodi. Olles saanud väikse opihaava, see lõigati lahti ja õmmeldi kinni. Mitte kunagi ei õmmelda kokku perfektselt anatoomiliselt, ei ole see võimalik, kui me midagi kokku õmbleme, ta on alati natuke rikutud. Ja ta tekitab väiksed tõmbed, ta tekitas minule väiksed tõmbed,
kõhu pealt, fastiaalne struktuur jooksis pingega selga, tõmbas selga, hakkas valutama. See väike fastiaalne struktuur jooksis kõhtu, tõmbas minu soolikaid, peensoolt, põhiliselt see oli peensoole häda, mis mul valutas, hakkas valutama. See probleem ei olnud nendes kohtades nagu kõht või selg, ta oli nendes väikestes haavandites, aga ta ei andnud kunagi haavandist tunda, ta andis tunda kuskil mujal. See on minu lugu, mis teistel on. Sul ei pea olema operatsiooni, sul võib olla ka lihtsalt üks kukkumine, õigesti kukutud, nii et miski nihestus, sa ei tunne selles kohas selgelt valu, aga mõni aeg hiljem võib hakata kehas väljenduma kuskil mujal kohas valu. Sa võid põlve ära lüüa, kõik on okei, aga kuna keha on saanud laksu, see oli füüsiline laks ja fastiale sobib juba, piisab sellest, ta salvestab selle endasse ja siit kohast tõmbab fastia kokku. Aga see tähendab, et mööda jalga jooksev fastia peab ennast, need kiud peavad ennast venitama. Ja sul võib tekkida valu juba isegi puusas või seljas, kuigi probleem võib olla siin. Kas on olnud selliseid kogemusi kellelgi? Kui on, te võiksite panna kommentaari, jagada, hea meelega loeks. Milles siis asi veel on? Kui me spordime või venitame, siis me ei saa tegeleda nende sisemiste struktuuridega, nende väikeste peenetega. Kui me teeme iseseisvat trenni, me tegelikult töötame ju lihas-skeleti struktuuriga, mis ei mõjuta otseselt fastiat. Ja mida ta ka teeb, on see, et ta muudab meid tugevamaks, jäigemaks ja tõstab toonust. Aga kui meil on need väiksed mikropinged sees, siis ainuke võimalus neist lahti saada on tegelikult tuua kehasse lõdvestus. See on sügav lõdvestus. Ja üks aspekt veel, mida ma märkasin. Spordi, trenni ja ka paljude ennast arendavate tegevustega on see probleem, et me tegelikult teeme neid justkui enda eest ära joostes või midagi tõestades. Paljud, kes teevad, ka mina tegin sporti selle mõttega, et ma tahan olla parem, sest see, kes ma olen, ei ole päris see. Või teine võimalus, ma teen sporti sellepärast, sest see on ainuke võimalus olla normaalne inimene. Et see on õige, siis sa oled mees, siis sa oled õige naine, siis sa oled õige ühiskonna kodanik või sa oled lihtsalt normaalne. Ma olen seda märganud inimeste pealt, et nad kannavad seda uskumust. Nad ütlevad, et neile meeldib sporti teha, neile otseselt sport ei meeldi, neile meeldib see tunne, et kui ma seda teen, siis ma olen õige. Siis ma olen vastuvõetav, ma sobitun siia. Ja sealt võib välja lüüa see, et sa ei tee spordi enda pärast ja naudingu pärast, vaid sa teed mingi uskumuse pärast, mis sind kinni hoiab. Ja siis sa hakkad vaikselt samm-sammult endast üle sõitma. Iga kord, kui sa seda teed. Mingil hetkel juba lämme sporti selle mõttega, et lihtsalt põgeneda enda eest. Ja mis kõige huvitavam on see, et see on täiesti märkamatu. Ma ei märkanud seda. Ma pidin seda päris pikalt kuulama teiste nõuandeid, analüüsima ja siis hakkama katsetama. Ja no tulebki välja, et ma tahtsin endast üle sõita, ma ei tahtnud oma olukorraga tegeleda.